tere, minu nimi on Helena ja 22. novembril teeme siin samas Lilleorus läbi koos joogaliku puhkuse meistriklassi. Joogalik puhkus koosneb suures osas jooganidra tehnikast. Aga mis on jooganidra? Jooganidra on meditatiivne joogalik tehnika, mida me teeme hoopiski selili olekus ja silmad kinni. Kõige rohkem ongi jooganidra tuntud kui superpuhkus, power nap, võib-olla ka lucid dreaming osade inimeste jaoks. Ta võimaldab sügavat lõdvestust ja soodustab und. Kuid need on tegelikult jooganidraga kaasnevad kasud. Tegelikult jooganidra sügavam osa keskendub teadveloleku pikendamisele ja intellekti arendamisele, mis viib siis elukvaliteedi tõusule, õnnelikkusele, aga ka tasakaalu saavutamisele. Ja need sügavamad osad on avanenud mulle just tänu minu õpetajale Ingvar Viljutu Ishvaranandale, kelle õpilane ma olen olnud üle 15 aasta ja kelle rajatud on ka siin Lilleoru keskus. Jooganidra ise kuulub Babaji Kriya jooga õpetusliini, kuid ta on vabavarana levib üle maailma ja teda saavad kasutada kõik ilma erineva ettevalmistuseta. Mida jooganidra siis annab? Ta on parim unerohi. Ta annab kiire võimaluse välja puhata, aga ka võimaldab sügavat und ja säilitada und, ka kiiresti magama jääda. Samuti on ta sobiv kõiksuguste pingete puhul, nii et on parim rahusti. Kui sul on läbipõlemisele viiv elustiil, palju stressi või kui sul on erinevad pinged, võib-olla sisemaailmas, aga ka välised füüsilised lihaspinged, mis siis tekitavad kas kõrget vererõhku, ärevust, valu kehas, et siis selle jaoks, kui lõdvestustehnika on jooganidra parim. Ja samuti meditatiivse osana arendab jooganidra keskendumisvõimet. Nii et koos siin meistriklassis teeme me läbi kuskil 30–45 minuti jooksul jooganidra, kus ma juhendan siis läbi nii selle lõdvestuse aspekti, une aspekti, taaslaadimise aspekti, meditatiivse aspekti, psüühikale, terapeutilise aspekti, aga ka just selle keskendumise ja teadvuse omaduste aspekti. Nii et kohtume siin 22. novembril. Sa saad praktika, mis igapäevasesse ellu kaasa võtta, mida sa saad kasutada kiireks puhkuseks, aga ka õhtul kiireks magama jäämiseks, sügavaks uneks ja hiljem ka siis oma teadveloleku parandamiseks.